Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina Veiko Arumäe. Me räägime uuest loodust ja täna vaatame me midagi meie kutsumisega seoses, mis see piibel sellest räägib. Ja loen Efeslaste kirja 1. peatükist ja 17. salmist. Ütleb, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südamed silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees. Nüüd Paulus palub siin seda palvet Efesuse koguduse eest ja me näeme, kui need kirja on pandud meile piiblisse, need palved, mis ta palus, siis on põhjusega, et me võiksime võtta neid eeskujusid nii-öelda palves. Aga teise külje pealt tegelikult ta palub ka nende asjade eest, mis on just eriti olulised ja vajalikud. Ja üks asi, mis ma olen näinud üldse päris paljudes kogudustes, näiteks kui me räägime ka palvekooslekust või üldse, mille eest palutakse, siis väga suures protsendis palutakse inimeste, nimetame neid siis loomulistike vajaduste eest. Yeah. Mina olen nagu sellise veidikene huumoriga seda ütelnud, et palutakse tädi Maali seljavalu eest ja onu Koolja alkoholiprobleemi eest. Nüüd ma loodan, et ühtegi onu Kooljat ja tädi Maalit mind vaatamas ei ole, aga nüüd, ja see on sageli see, millele keskendub ka koguduste palveelu. Nüüd Paulus ei keskendunud sükestele asjadele. Nüüd inimeste vajaduste eest on vaja vahest paluda, nendega on vaja tegeleda. Aga me näeme seda, et kui palutakse nende asjadest, mis siin kirjas on, siis sageli need toovadki lahendused nendele loomulikele vajadustele. Ja just ta palub millegi pärast, mida ta palub, siis ta ütleb, et meie südame silmad oleks siis valgustatud. Esiteks, et me teaksime, mis lootus on, milleks ta meid on kutsunud. Ja teine asi ta toob välja, mis on tema pärandi aurikkus. Kui me saame teada, missuguse pärandi Jumal meile on andnud, siis tädi Maali selg saab terveks, sest ta teab, et Jeesus on kandnud tema haigused õved. Ja kui nii-öelda ta on aru saanud sellest, missugune pärand on talle antud, see onu Koolja tuleb välja ka sellest alkoholisõltuvusest. Sest et Jumal on talle andnud vabaduse. Et me peame aru saama sellest, et need nähtavad probleemid on justkui nagu see pinnapealne osa, aga on üks juur, mis on all. Ja me peame sellega tegelema ja kui see probleem saab kõrvaldatud, siis asjad hakkavad lahenema. Aga me näeme siin, ta toob siis välja just seesama, et me teaksime, mis on see lootus, milleks ta meid on kutsunud. Jumal on millekski meid kutsunud, tal on üks plaan meie jaoks valmis pannud. Kolosslastele kirja 1. peatükk ja 9. salm ütleb niimoodi peal. Jällegi Paulus palub siin selle koguduse eest midagi jällegi, mis on väga oluline. Sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palvet tegemast ja palumast teie eest, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. Et elaksite väärikalt Issandale, et temale kõigiti meeldida, vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses. Nüüd me näeme siin, kuidas ta palub, mille pärast siis, kui me võtame väga lühidalt kokku, siis tegelikult, et nad täidetaks tema tahtmise tunnetusega, nad teaksid, mis on Jumala plaan ja Jumala tahe nende jaoks. Ja sama eelmises palves oli just see lootus, milleks ta meil on kutsunud. See räägib tegelikult ka just seda, mis Jumal tahab meie elus teha. Missugune on see koht või positsioon, millest ta tahab, et me oleksime ja käiksime ja seisaksime. Need asjad on, ja need palved tegelikult, ma soovitan igaühel tegelikult võtta neid isegi eeskujuna ja paluda neid ka ise enda eest lausa. Inimesed paluvad meie isa palvet ja vahel nad ei anna selle aru, mida nad paluvad. Ja loevad seda nagu mingit luuletust lihtsalt Jumalale. Ja Jumal ei ole kutsunud meid lihtsalt mingit luuletust lugema. Me peame nagu öeldakse sellesse süüima, sellesse sisusse. Ja siin on meil ühed Uue Testamendi palved, mis on eeskujuna antud ja me peaksime neid ka võtma eeskujuks ja paluma, mõelda nende asjade peale. See küsimus ei ole see, et sa pead täpi pealt seda sama sõnastust paluma, vaid on see, et sa tead, mida sa palud ja milleks sa seda palud ja sa usud, et sa saad ka seda, mis sa palud. Nii et see on seesama, et me teaksime, mis on Jumala tahtmine, mis on see Jumala kutsumine. Ja kutsumisest edasi rääkides ütleb apostel Paulus Filippi 3:14 ütleb, et ma pürin
See on päris selline huvitav väljend, et ma liigun edasi, ma jooksen eesmärgi poole nagu maratoni jooksa. Siht on silma ees ja ta ütleb, ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole, Kristuses Jeesuses. Ja eelnevalt ta just seal rääkis, et ta püüab kätte saada seda, mille pärast Kristus on ta kätte saanud. Kristus on meid kätte saanud, Jumal on eesmärk ja kui ta hakkab ilmutama meile, igal ühele ta ilmutab, milline on tema plaan meie elu jaoks. Nii et me ei ole me ei jäta kõrvale tema plaani, ei lase ennast tõmmata maailma asjadele eemale, vaid meie elus muutub see tähtsuse aspekt muutub, et Jumal, ma tean, sa oled kutsunud mind ja ma püüan seda kätte saada iga hinna ees. Ja Paulus elas niimoodi. Ja üks eesmärk oli, mille poole ta püris, oli see, et ta tahtis tunda üha enam Jumala väge. Ta ütleb, ma tahan teada saada Jumala ülestõusmise väge. Ja teise Korintuse kirjas ta kirjeldab, ma meelsasti lähen läbi raskuste, see vägi, mis on minu sees, see Jumala elu, mis on minu sees, et see võiks tulla nii-öelda esile. Ühes kohas ta isegi ütleb, et ta palus Jumala käest, et Jumal, et see kuri vaim võiks lahkuda minust, aga Jumal ütles talle, tead, sulle saab minu armust küllalt, et vägi saab nõtruses täie nagu jõu või tuleb selle võimekuse sisse. Ta mõistis neid asju, ta nii-öelda liikus edasi väga jõuliselt selles suunas. Teise Timoteuse 1:9 ütleb, kes meid on päästnud ja on kutsunud püha kutsega, mitte meie tegusid mööda, vaid oma nõu ja armu järgi, mis meil on antud Kristuses Jeesus enne igavesi aegu. Nii et me näeme, et see ei ole mitte, kui tublid meie oleme, vaid see on sellepärast, mida Jumal on meie heaks teinud, on meil see kutse. Hebra 3:1 ütleb, et sellepärast pühad vennad, taevase kutsumise osalised, pange tähele meie tunnistuse apostlit ja ülempreestrit Jeesust. Üks asi, mida me oleme kutsutud tegema, on kandma vilja Jumala auks ja kiituseks. Amen. Ja nagu eelmises saates rääkisime Viigipus, siis ma loen ka selle näite siin, ütleb Johannese 15:1-8. Ütleb, mina olen tõeline viinapuu, minu isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, märka seda sõna, iga oksa. Jumal tegeleb iga isikuga, kes on osa tema rahvast. Mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Et me võime teada väga selgelt, et Jumal teeb igas ühes meist tööd. Amen. Ja Jumal tahab, et me elu oleks produktiivsem, veelgi rohkem vilja. Ja see on, kuidas ta mõtleb meie suhtes. Meie eesmärk ei ole vaikselt kuskil nurga taga peidus olla, vaid Jumal tahab meid sealt välja tuua, et tuua meid sellisesse kohta, kus me oleksime rikkalikult vilja kandmas. Ütleb, teie olete juba puhtad, mille pärast? Selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuu oks ning kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. Selles on minu isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks. Nüüd laiendatud tõlge ütleb selle viimase fraasi kohta, selle läbi te näitate ja tõestate, et te olete minu ehtsad järgijad. Sellele järgi, et me toodame elus vilja ja ka meie palveelud peaksid olema sellised. Siin ütleb sõnas, et Jumal tahab, et meie palved saavad vastatud, see austab teda. 1. Korintuse 1:9 ütleb, et Jumal on ustav, kelle läbi te olete kutsutud tema poja Jeesuse Kristuse issanda osadusse. Nii et me oleme kutsutud ka Jumala osadusse. Amen. Ja sellele lisaks on ka olemas meie elus nii-öelda sellele kutsele spetsiifilised kutsumised ja kutsed, mis Jumalal on iga inimese jaoks. Apostel Peetrus kirjutab sellest 2. Peetruse 1:10, et sellepärast vennad püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik. Sest kui te seda teete, siis te ei komista iialgi. Ja ta ütleb huvitava lause, sest nõnda avanab teile rohkem mõõdul sissepääs meie ja issanda Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Ta ütleb, et see on meie vastutus kindlaks teha see. Ma mäletan sel hetkel, kui ma kogudusse tulin, ma ei olnud varem mõelnud, et minust pastor saab maailmas. Ma mõtlesin äri peale ja muude asjade peale, mitte mingil juhul pastori peale. Aga kui ma tulin kogudusse, Jumal hakkas minust tegelema tööd ja hakkas rääkima sellest ametist minuga. Juba
juba aastaid tagasi, siis tulid ka prohveteeringuid ja see tundus, et võib-olla isegi see prohvet eksis. Kunagi üks jumalamees Bill Morris tuli kogudusse, ma ei olnud piiblikooliski käinud, ta kutsus mind välja ja lihtsalt, et kinnitada mind, et see jumal tahtis kinnitada, et ütles, et kas sa rääkis mulle pastori ametist, ma mäletan saalis tol hetkel inimesed vaatasid nagu, et mis mõttes see mees ja pastor või? Ma tõmbasin alles suitsunurga taga, aga Jumal juba ilmutas mulle oma tahet. Ta tahtis mind välja tuua sellest vanast uue sisse ja istutada ühte igatsust minu sisse taevast. Ja see on sageli, mida ta teeb, ta hakkab rääkima meile asju meie tuleviku kohta ja kui me hakkame nägema seda, see tõmbab meid välja vanast ja toob selle uue sisse. Ma loen veel Johannese evangeeliumi 17. peatükist ja 22. salmist. Ja siin Jeesus, ta on palumas tegelikult selles kontekstis ja nüüd ta ütleb siin niimoodi. Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Nüüd väljend au, me vaata vahel nagu võib-olla ei anna endale alati aru, mis see tähendab. Tegelikult see räägib ka Jumala ligiolust ja Jumala lähedusest. Ja ta ütleb, et see sama, ja samas ta räägib ka muidugi ka positsioonist või sellest, kuhu ütleme see, et Jumal on meiega koos, kuhu see meid paneb ja meid tõstab. Saame aru, kui Jumal on meiega koos ja meie üle, siis see toob tema kohale. Ja see austab ka, see toob selle au ka meie peale, muidugi me peame omakorda selle andma jälle Jumala edasi. Ja. Aga nüüd ta ütleb, et selle on andnud neile, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Nüüd siin on toodud üks väga huvitav element veel selle juurde, et see positsioon või see seisus, kuhu meid on pandud, see on selle jaoks, et me oleksime üks. Ta räägib siis tegelikult ka kristlastest. Nüüd on üks asi, mida iga kristlane tegelikult peaks jälgima, et ta ei laseks lahkmeelt oma ellu tulla. Ma mõtlen siis lahkmeelt, tähendab seda, et vahest võivad olla mõningad asjad, ütleme, kui räägime koguduses, siis mis sina võib-olla teeksid võib-olla ühtemoodi ja keegi teine võib-olla teeks teistmoodi. Ja vaata, vahel ühele meeldib üks ja teisele meeldib teine ja kolmandale meeldib kolmas. Mul tuleb meelde üks asi näiteks. Ma ei ole seda küll otse kellelegi inimesele ütelnud, aga ma olen seda jutluses välja toonud vahest. Mõned inimesed ütlevad, et kuule, pastor, mulle ei meeldi selline ülistus. Et meil võiks rohkem olla neid võib-olla aeglasemaid lugusid ja miks meil need trummid peavad olema, see on kuidagi nagu nii kõva pirakas ja mulle see kitarr ei meeldi, mulle meeldiks ikkagi, kui oleks natuke mahedam ülistus ja mis iganes ja siis minu mõte on selle koha peal, et kui me sind hakkame ülistama, siis me küsime sinu käest, kuidas me seda tegema peame. Aga kui me Jumalat ülistame, siis me küsime tema käest, kuidas me seda tegema peame. Nii et me peame aru saama sellest, et tegelikult inimene ei ole see, kes peab tulema ütlema, mismoodi peaks asju koguduses tegema. Me ei pea tegema nii-öelda inimese tahtmise ja meeldimise järgi asju koguduses, vaid me peame tegema asju Jumala tahtmise järgi. Näiteks siin on üks väga põhimõtteline oluline erinevus. Kui me läheme, ütleme, mingisse poodi, siis mul tuleb meelde üks firma, vist isegi on Eestis, mille nimi on Client is King, ehk siis see klient on kuningas. Ja inimestele meeldib siuke ilus fraas. Ma olen astunud sinna poe uksest sisse, eriti kui sa oled veel siukses salongi tüüpi poes, siis sa astud sinna uksest sisse ja see müüja on juba seal ootamas. Ja ta on kohe valmis ja küsib, et mida ma võiksin teile pakkuda. Ja siis tal on selle kataloogid välja otsida kohe, et meil on sellised asjad ja sinna kõiki näidised meil kohe kohal ei ole, aga sinna kataloogis on veel need asjad ja mis ma võiksin teile pakkuda ja seda saab niimoodi teha ja see on selline ja selline. Ja mida ta teeb? Klient on kuningas, nüüd teda teenindakse, talle pakutakse. Tegelikult asja mõte on muidugi see, et ega see klient on kuningas, siis ta peab kuninglikult maksma ka. et inimestele see meeldib. Ja inimesed tulevad kogudusse ja nad tahavad ka olla klient on kuningas. Et ma astun uksest sisse ja nüüd nii-öelda laulge mulle ilusat laulu just sellisel viisil, nagu mulle meeldib ja jutlus oleks ka just samasuguse pikkusega ja samasuguse olemusega, nagu mulle meeldib. Ei midagi teravat, ei midagi otsekohest liiga ja kõik oleks niisugune mõnus ja sujuv ja mugav ja ma saaksin siis jälle minna koju ja ma võisin öelda, et nii tore
kogudus oli ja nii tore koht on, sinna ma tahaksin ka tulla. Ja olema ausad tegelikult, kui ma seda kirjeldan, siis see on üks väga vildakas mõtlemine, kus isegi kogudused ongi sellise mentaliteediga vahest üles ehitatud. See on see üks väljend, kui keegi on teist, mõni võib-olla on kuulnud seda, siis see on see inglise keeles seeker sensitive. Ehk siis ka selline otsija sõbralik, kus just kogu asi ehitatakse selle peale püsti, mis sellele inimesele meeldiks. Ja kui me tuleme kogudusse ja kui me vaatame seda, kuidas Jumala sõnas asju tehaks, me peaksime hoopis küsima, mis Jumalale meeldiks. Täpselt. Mis temale meeldib, kuidas tema tahab, et me asju peaksin tegema. See ei pruugi inimestele meeldida. Ja me näeme, Jeesuse jutlused ei meeldinud kõigile inimestele, asjad, mis ta tegi, ei meeldinud teda kõigile inimestele. Mõned inimesed said pahaseks, mõned inimesed said vihaseks, mõned tahtsid teda lausa tappa. Nüüd me näeme seda, et nagu ta ei mõelnud niimoodi, klient on kuningas, et ma nii-öelda pakun teile midagi toredat, nii mõlemat. Ei, ta tegi seda, mis Jumal käskis teha. Et see on see sama oluline mõtlemine, mis peaks olema tegelikult. Nüüd vaatame veel ühte kirja kohta. See ütleb niimoodi Filiplastele 3:20. Ütleb, aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust. Nüüd on päris huvitav fraas. Meie kodupaik asub taevas. Mõni ütleb, et kas ma pean siis taevasse minema juba kohe või? Ei, iva on selles, et me mõtleme selle peale, et me elame siin maa peal füüsiliselt, aga me ei ole, nagu öeldakse, me ei ole osa sellest maapealsest või sellest mentaliteedist ja sellest mõttelaadist, mis siin selles maailmas on, vaid meie mõtted on taevaste asjade peal. Nüüd see ei peaks tähendama seda, et ma olen nagu kuidagi miski pilves ja mul ei ole üldse nagu nii-öelda midagi mõistlikku rääkida inimestele arusaadavat, vaid see räägib tegelikult sellest, et meil on üks taevane positsioon. Me oleme taevalises positsioonis. Mis see tähendab taevane positsioon? Seda, et me võime selle maiste probleemide ja raskuste ja keerukate olukordade, haiguste, vaesuse, nende asjade üle valitseda. See on ka meie kutse just, et me oleme selles taevases positsioonis ja selles paigas. Et me nii-öelda ei pea olema lükata ja tõmmata olukordadest, me ei pea olema lükata ja tõmmata situatsioonidest, raskustest, hädadest, vaid me võime teada, me oleme kutsutud valitsema. Ja see on ka tegelikult see on meie kutse, see on see roll, millesse Jumal meid on kutsunud. Me oleme taeva kodanikud tänasel päeval juba. Ja positsioonist edasi rääkides ütleb Efestast 1:19-23 kirjeldab, et ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas. Kõrgel üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Piibel ütleb, et me oleme tema ihu. Ja ta ütleb, et kõik on asetatud selle ihu jalge alla. Mina ka siin, kui ma trambin siin, vaipab minu jala all. Et ta tähendab, kui pea valitseb, siis ta on läbi selle ihu, valitseb selle vaiba üle ja iga asi on koguduse jalge alla pandud ka vaimumaailmas. Üks huvitav näide on sellest Apostlite teod 9. peatükis. Seal on selline olukord, kus kohas tol hetkel siis religioosne Saulus kiusab kogudust karmilt taga. Inimesed jäävad elust ilma ja jääb selline mulje nagu, et Jumal on taevas ja inimesed oma ette, nagu sageli inimesed mõtlevad. Aga siin ta toob väga huvitava välja mõne asja. Ütleb, aga Saulus, see on siis Apostlite tööd 9, ma loen 1-5. Aga Saulus turtsus ikka veel ähvardamiste tapmistega issanda jüngrite vastu ja läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirju Damaskuse kogudustele, et kui ta peaks leidma usuteel käijaid, olgu mehi või naisi, et ta võiks nad siduda ja tuua Jeruusalemma. Aga kui ta oli sinna minemas ja Damaskuse lähedale jõudis, sündis äkitselt paistis tema ümber valgus taevast ja ta kukkus maha maa peale ja kuulis ühte häält temale ütlevat: Saul, Saul, ja kuula seda osa. Miks sa mind taga kiusad? Nüüd Jeesus, me oleme temas
ja ta läks kogudust kiusama ja Jeesus ütleb, miks sa mind taga kiusad. Ja see mees ei saanud asjast aru. Tema arvas, et ta lihtsalt maiseb, kiusab kristlasi, usuteel käijad taga ja nüüd tuleb tule ilmutus siin, tõsine ilmutus. Tema vastas, issand, kes sa oled? Ja issand ütles, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. See mees kiusas kogudust taga, ta kiusas Jumalat taga. Nii et see on huvitav asi, mis näitab tegelikult väga selgelt, et me oleme Jeesuse Kristusega koos selles taevalikus positsioonis. Kogudus oli maa peal, aga see positsioon oli taevalik ja Jumal, see koguduse pea võttis oma koha sisse ja hakkas tegelema maa peal. Ja see on, ma olen kindel, et selles koguduses seal või Damaskuse piirkonnas, kuhu ta läks, seal oli tugevad kristlased olid. Piibel kirjeldab ka, et seal olid jüngrid. Need jüngrid olid inimesed, kes tegid, mida Jumala sõna ütles. Ja need inimesed olid ilmselgelt palveinimesed. Ja nüüd, kui see Saulus tuleb selle piirkonna lähedale, Jumal hakkab liikuma niivõrd võimsalt, seepärast need jüngrid tegutsevad palve läbi seal. Ja üks asi, mis meile veel antud selles positsioonis on õigus kasutada Jeesuse nime. Kõige väälisem nimi ütleb, et iga muu nimi alistub sellele väälisele nimele Jeesus. Ja Apostlite tegude raamatus on tegelikult üks lahe lugu jälle. Kirjeldab sellest, kuidas sel hetkel Paulus siis, ta käib koos Jumalaga ja ta kasutab Jeesuse nime, ta käib selles taevalikus positsioonis ja siin toob välja, et vaimumaailm tunneb ära selle. Ja samamoodi, kui meie käime selles positsioonis, elame välja Kristus, siis tegelikult kurat ja tema nii-öelda need langenud inglid, need peavad tunnustama seda väge, mis meil on antud. Apostlite teod 19 loen. Siin on lugu ka meestes, kes siis püüdsid nii-öelda välise järgi teha. Nad olid nii-öelda tehnikast kuulnud, aga neil sisu ei olnud. See ütleb, et ja Jumal tegi ise äralikke imetegusid Pauluse kätte läbi. Nii ka tema ihu pealt võetud higirätikud ja põlli viidi haigete peale, tõved lahkusid haigetest ning kurjad vaimud läksid välja. Aga, siin on nüüd aga mõningad ümberrändajad, juudi lausujad hakkasid issanda Jeesuse nime nimetama nende peale, kelles oli kurja vaime öeldes, ma vannutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Ja need olid ühe juudi ülemprestis Skeua 7 poega, kes seda tegid. Ent kuri vaim vastas ning ütles neile, ja kuule seda, Jeesust ma tunnen, Paulust ma tean, aga kes olete teie? Ja inimene, kelles oli kuri vaim, kargas nende kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära. Nõnda, et nad alasti haabatult põgenesid sellest kojast ja see sai teatavaks kõikidele juutidele, kreeklastele, kes elasid Efesoses ja hirm tuli nende kõikide peale ja issanda Jeesuse nime ülistati väga. Nii et kui me käime selles meelevallas, mille Jumal on meil andnud, vaimumaailm tunneb selle ära ja see on oluline. Siin on ühed tüübid, kes üritavad seda sama asja järgi teha, aga neil ei ole meelevalla antud selle jaoks. Nad on nagu politseinik, kes läheb tänava peale, tead, kuskilt sealt libapoest ostsin endale mütsi ja üritan autosid seisma jätta. Autod ei jää seisma, nad ei alistu selle meelevallale, aga siin on näha, et meie, kui me käime selles meelevallas, kurjad vaimud lihtsalt, nad peavad alistuma ja neil ei muud üle. Tänu Jumalale. Ma tean, kunagi keegi viitas sellele samale salmile ja esitas sihukese küsimuse, et kas sina oled põrgus tuntud? Et kas nii-öelda kurjad vaimud on kurris sinuga, et sina oled tegutsemas, sina oled liikumas. Ja me peame nagu öeldakse teada andma need asjad. See ei tähenda seda, et me kuradi meelsed oleme, aga meil on meelevalla positsiooni, me on pandud sellesse positsiooni ja sellesse rolli ja meie võime kasutada Jeesuse nime julgelt ja me ei pea kartma, et me ei peaks saama kere peale peksa, kui me nii-öelda oleme selles õiges kohas käimas. Ja tegelikult siin üks teine huvitav element on veel selles loos, on see, kuidas ta ütleb, et nad olid juudi lausujad. Me võib-olla tänapäeval ei ole selle sõnaga väga palju harjunud, siis on tegemist oli tegelikult ennustajatega ja tegelesid kultustega. Me näeme selle, et nad tegelesid ise nii-öelda vaimsete praktikatega, nimetame siis või kultuslike asjadega, mängisid kurjade vaimudega ja nad üritavad neid samu kurje vaime välja kuskil kellestki ajada, nagu öeldakse, see inimene, kes ise alistub nendele, temal ei ole meelevalda nende üle. Nii et selles mõttes me kristlasena peaks hoidma kaugele kõikvõimalikest
igasugustest kultustest ja igasugustest veidratest praktikatest. Need on vaimsed asjad ja see ei ole nagu öeldakse koht, kuhu oma nina toppida ja see võib tõsiseid probleeme inimestel tekitada ka kristlastele, kui nad lasevad mingisugustel ekstrasentsidel või mingisugustel muudel ennustajatel endale midagi ennustada või endale mingisuguseid, mis iganes mingisuguseid imeasju teha, mis nad iganes parasjagu teevad. Meil kristlasena, meil on Jumala vägi, meil ei ole vaja sükest kultust. Aga nüüd ma loen Efesostele 4. peatükist ja 1. salmist. Ja see ütleb niimoodi. Nii ma manitsen teid siis mina, kes olen vang issanda pärast väärikalt käima kutsumise järgi, millega te olete kutsutud. Nüüd see on väga huvitav fraas tegelikult. Esiteks ta kasutab sõna manitsema. Nüüd mõned tõlkid kasutavad ka sõna julgustama selle juures, aga see on üks asi, mis vahetevahel kristlastele ei meeldi. On see, et kui neid nagu tahetakse korrigeerida. Neile öeldakse, et kuule, ma ütlen, et seda asja ei peaks nii päris tegema või see ei ole õige. Ja see on üks asi, me peame õppima võtma vastu ka korrigeerimist. Ja eriti, kui see tuleb inimeste käest, kes on vaimulikult meie üle ja kes on mingil komber meile väga tarka nõuannet andma. Ja sest, et üks asi ka näiteks, isegi ka näiteks mentaliteedid on nagu vaba kasvatus on ka meie ühiskonnas hakanud levima ja palju rohkem nii-öelda liikuma ja vahest mõeldakse, et kui ma last keelan või annan talle mingit käsklus, siis ma ju nagu justkui ei armastaks teda. Tegelikult see on täpselt vastupidi. Kui me paneme lapsele raamid ja paneme keelud, siis see tegelikult me väljendame sellega armastust ja me korrigeerime neid ja tegelikult see hoiab neid tulevikus väga paljude probleemide eest. Kui ta õpib alluma ja alistuma ja jätab mingisuguse asja tegemata, siis tegelikult see säästab neid. Kas või isegi kõige lihtsam asi, kui sa näed väga väikest last ja sul on tuline pliit ja ta hakkab oma kätt sinna toppima, siis sa võib-olla isegi röögatad ja hüüad, ei ära topi sinna iganes või jooksed, hüppad ligi ja tõmbad ta sealt jaluse eemale. Mõni võib oleks nagu jõuline, sa tegelikult armastad teda ja hoolid temast ja ei taha talle halba. Et sellepärast ka, kui me räägime korrigeerimisest, siis ka inimene, kes võib-olla on korrigeerija rollis, just ütleme vaimulik juht, siis ta võib näha sageli asju, mida see inimene ise ei näe. Seda ohtu või seda võimalikku probleemi, mis võib tema ellu tulla ja tõmbab sellest eemale. Nüüd ta toob siin teise elemendi välja, ta ütleb, et väärikalt käima kutsumise järgi, millega te olete kutsutud. Mis tähendab väärikalt? Vahetevahel mõned inimesed mõtlevad, ma olen edukas kristlane, kui imed sünnivad minu kaudu ja ma kuulutan Jumala sõna ja palju inimesi tuleb mind kuulama ja mõned inimesed mõtlevad, et need suured numbrid ja tähelepanu ja kõik sellised asjad on väga olulised. Ta kasutab siin sõna väärikalt. Ta räägib inimese millest? Elustiilist tegelikult siin. Ja tegelikult me näeme seda, et vahest kui inimeste elustiilid on totaalselt paigast ära, nad elavad mingit vale elu, see võib kõik selle kokku kukutada. Selle inimesel, kes on elanud patus, teinud mingisugused väga valesid valikud ja asju oma elus ja kõik see saab avalikuks, kogu see teenistus on läbi. Keegi ei tule enam teda kuulama, keegi ei ole enam sellest huvitatud ja ka imeste tunnustähti ei ole enam juhtumas. Ja me näeme seda, kuidas tegelikult asjad, mis vahetevahel ei peeta tähtsaks, võivad tegelikult osutuda väga tõsisteks komistuskividega, mille tõttu kõik see nii-öelda kaob. Seda lihtsalt ei ole enam mingil hetkel. Ja me peame aru andma seda, et kui Jumal on kutsunud meid midagi tegema, ta on kutsunud meid sellesse positsiooni, me peame väärikalt selles käima. Me peame elama ühte õiget elustiili, mis Jumal on kutsunud meid elama puhast elu ja see on see, mis on Jumala tahe meie jaoks. Ja see, mis ma tahan ka igaühe südame peale panna, kui sa kuulasid seda, siis tea, et Jumal on pannud sind ühte positsiooni, taevalikku positsiooni, kutsunud sind valitsema probleemide üle, aga samas ta tahab, et sa teeksid seda õigete hoiakute, õige elustiiliga ja see on see, mida Jumal on kutsunud meid tegema, tõesti olema Kristuses ja käima Kristuses ja elama ühte puhast elu.